siin on Labubu, lähme vaatame. On suht nuinu isegi. Mul oli trauma, mul oli päriselt trauma, ma ei saa kuradi, et mis asi see on nagu. Men used to go to war, and now they're getting in fist fights in shopping malls over Labubu vending machines. Labubu tegelaskuju on vallutanud tänu enda nunnumeetrile kogu sotsiaalmeedia. Mõne jaoks lihtsalt nunnu karvane võtmehoidja, teise jaoks aga väärt vangi minemist. Labubu on tegelaskuju, kelle loojaks on Hiina päritolu kunstnik Ka-Sing Lung. Labubu oli peategelane tema raamatusarjas The Monsters, mis ilmus 2015. aastal. 2019. aastal lõi kunstnik käed mänguasja firmaga PopMart. Tänu sellele koostööle sai raamatu karakterist hoopis tänaseks populaarne pehme mänguasi. Kui enamike jaoks on labubude kogumine või kandmine armas hobi, siis osade jaoks on see kaasa toonud vägagi äärmuslikke tegusid. Inimesed nutavad, karjuvad ja mõni isegi ööbib järjekorras. Mõni tahab lihtsalt labubut, teine tahab kogu kollektsiooni. Kolmas oleks nõus oma neeruga maha müüma, et endale mõni haruldane labubu osta. Maailmas, kus muidu varastatakse autosid, mõni lõhub autoakna lihtsalt selleks, et saada endale see labubu elukas. Kuidas me siia jõudsime? Is that Labubu? Labubu ripatsite trendi algatajaks peetakse populaarse tüdrukute bändi Blackpink artist Liisat, kes on väljendanud enda armastust labubude vastu nii intervjuudes kui ka enda sotsiaalmeedias. Ja kui Liisa midagi oma Instagramis näitab, siis selle väärtus tõuseb kiiremini kui meil Eestis maksud. Sain lõpuks oma labubu kätte! Oh no! Shut up! Oh my god, I literally got the secret one! Stop it right now! I think it's purple. No way. Ja siis ma mäletan, kui ma ostsin enda need 2 tükki, et siis ma olin hästi vaimustuses selle üle, et mõlemad need 2, mis ma täpselt ütlesin, et ma tahan. Kui ma avasin enda need labubu-pakid, siis ma täpselt need 2 saingi. Ja siis ma tundsin täpselt siuke, et super, okei olemas. Sest et mul on nagunii kogu aeg siuke kott kaasas, et võiks justkui küljes olla. Nagu jõulud oleks. See on suht nuinu isegi. Ma ausalt tegelikult isegi ei tea, mis ma arvan. Roosat oleks tahtnud. Lisaks Liisale on labubusid kandnud ka näiteks Rihanna, Dua Lipa või meie oma Eesti staaridest Villem Trillem. Tänu tuntud inimestele on labubu saavutanud justkui disainer mänguasja kuvandi ja sellele vastavad on ka hinnad. Kui levinumate labubude hinnad jäävad vahemikku 40–100 eurot, siis haruldasemate hinnad võivad küündida lausa 1000 eurodeni. Ma arvan, et võib-olla päris igaüks ei ole enda lastele nõus ostma mingi 50 eurist mänguasja. Aga maps kõigil on see, ma tahan labubut. Mis kuradi labubu boobis? Mis asja? No see on kõigest üks väikene siuke mänguasi, see on kõik, lihtsalt kõik. Okei, no hea küll, ostame sulle siis ühe selle. Palju see siis maksab? See on üldse palju, ainult 75 eurot on üks. 75! Labubude kogumisele lisab nimelt põnevust asjaolu, et sa ei tea, millist värvi labubu sa üllatuskarbist saad. See on justkui kaval äritrikk, et ostaksid rohkem, kuni leiab karbist just enda lemmikvärvi looma. On see siis üllatus või hasartmäng? Mina tahan, et ma saada seda ja ma tahan saada seda või siis seda. Kõik muud on nagu koledad. Tahaks vist saada pruuni toffi. Samas ka see roheline on ilus ja roosa ja... Labubu on kapitalismi final boss ja reaalselt on kõik sellised mystery boxi mänguasjakesed, sa lihtsalt ostad ja kogud ja see pakend ja see kile ja see kõik, mis nendega kaasneb, seda on nii palju ja ma ei usu mitte ühessegi nendest. Aga kui lihtsalt labubu ostmine ei tundunud juba piisavalt suur väljaminek, siis saad sa enda labubule osta ka erinevaid aksessuaare ja rõivaid, nii 10 kui ka 200 euro eest. Valik on tõesti lõputu, kaelakeedest kuni klokkrelvadeni. Ainult taevas on limiidiks ja su krediitkaart.
no ma pean tunnistama, et ma ei käinud nagu päris Louis Vuitton poes, sest et Louis Vuitton ei tee nagu Labubu outfit'e. Ma tean, raske uskuda. Ma tellisin selle netist. Hypebeast Baltic Tallinn on hetkel ainuke pood Eestis, kus saab osta koha peal Labubusid. no ta mulle ütles nagu, kui me siin olime, sest ta mulle ütles, vau, siin on Labubu, lähme vaatame. Ja siis ma ütlesin, davai, lähme siis. Jah, teoorias saab neid koha peal küll osta, aga sa pead olema kiire. Sa pead ikka tõsiselt jooksma, mitte kõndima. It always just ends up being out of stock really fast. And like when we do get to post, it's almost like it's too late. I think 2 days ago we got a restock of 50 kilograms of the Labubus, which is, not a small amount, and all of them sold out in like 2 days. Oh, the same color, yeah. What do you think of the Labubus? Super ugly, but cute. So I saw like a girl who would just put all 6 Labubus in a row on her back. And usually it's worn as a keychain. You can put it like here. More of like a decorative toy, I would say. Nobody uses it really as a keychain. It's like a cool thing to have on your bag or on your jeans. Ma tahan seda Coca-Cola oma, kes hoiab seda Coca-Cola pudelit, mitte purki, see puriga mulle ei meeldi üldse. Ja siis ma tahan seda Big Into Energy version 3 Secret Labubut, see nagu hall väikeste mustade täppidega. Need on need 2, mis ma tahaks. Siis ma arvan, et kui mul need 2 on käes, et siis mul nagu aitab nendest, kuni mingid uued tulevad ilmselt. Täitsa lõpp! Koolilõpu pakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. At first, the Labubus were a thing to attach on like rich people's Birkin bags. It's ironic because Labubu is just a toy, right? It's a collectible figurine that has resale value. It's really hard to get them. At the moment, the demand is so high and the supply is so low, it creates like a feeling that you need to get them right now because it's the hottest trend. Populaarsemad Labubud müüakse originaalsaitidel välja vaid sekunditega. Ma olen vanalinnas selleks, et osta endale Labubut ja I swear to God, kui need on otsas, siis ma kardan, et need on nii populaarsed, et kõik on need ära ostnud. Mida, mis ma teen siis? Ma ei oleks osanud oodata seda, et sellest on saanud omaette nagu veits mingi social status. Nagu ma tunnen, ma olin lennujaamas üks päev, ma ootasin taksot ja mingi väike laps jooksis mulle nagu, ma ei tea, kas tema teadis nagu, mis asi see Labubu on, võib-olla ta lihtsalt meeldis see, aga ta tuli reaalselt ja üritas seda mu koti küljest ära krabada. Ja ma tekkis paranoias, ma ei tõesti siuke mingi, ma kannan reaalselt nüüd tabalukuga nagu enda seda Labubut koti küljes, et keegi saaks seda ära võtta. Sest et nii mitu korda juhtunud, kus keegi suvaliselt tänaval hakkab põhimõtteliselt näppima seda. Ja siis ma mõtlen, et see ei ole tegelikult ju nagu nii kallis asi. See on nii nagu ära tuntav, et keegi tänaval hakkab seda ilma küsimata sul näppima päris nagu oma moodi asi. Võiks mõelda, et mõnus ja rahulik õhtu ja puhkan, aga ma ei saa, sest et Labubud eksisteerivad. Sõna otseses mõttes ei saa puhata, sest ma olen inimkonnas veel rohkem pettunud ja ma arvasin, et see ei ole võimalik. Mis järgmiseks? Selles suhtes, et mul see näeb armas välja, aga see ei ole otseselt midagi minu maitse jaoks. Why am I wearing? Yeah. Because it's cute. Okay. Yeah, and I love Asia style. Yeah. Labubu taps into what we call baby schema. Big eyes, a small frame, round, soft features, all of which trick our brains into feeling protective and affectionate over this thing. Äri õitseb ja võimalusi teenida näib lõputult. Seda kajastavad ilmekalt ka Labubude taga oleva ettevõtte PopMart finantsnäitajad. Näiteks on ettevõtte turuväärtus tänu Labubudele sööstnud vaid aastaga kosmilistesse kõrgustesse. No ma üritasin siis, kuna need on igal pool välja müüdud Labubud, ma olen reaalselt 3 erinevas mingi mailing listis nende Labubude jaoks, siis ma tahan selles official PopMarti lehekülje peal need teavitused, et nad on uuesti nagu olemas, tulevad ala kell 5 hommikul ja ma reaalselt vahepeal ärkangi, ma ei tea, kas ma nagu täiesti olen nii hullu niimoodi, et ma ärkangi võtselt suvalisel hetkel üles, ma refreshin enda e-mailis, vaatan, et 10 minutit tagasi oli restock, siis ma lähen selle lehele välja müüdud ja ma olen üritan saada nende ametlikke kanalite pidi seda nagu nii mitu korda. Aga seal, kus liigub palju raha, leidub paratamatult ka võltskaupa. Tere tulemast Labubude maailma!
ma sain kokku Labubu diileriga ja ma olen nagu 99% kindel, et ma sain skämmi. Näiteks oli juba mega sketš, sest et sind lisatakse nagu mingi group chati, kus sa siis vestled selle diileriga ja siis ta ütleb sulle, okei, et kus piirkonnas sa kokku tahad saada, millised Labubusid sa tahad ja siis te saate kokku ja siis sa ei saa, põhimõtteliselt sa nagu annad talle sularaha ja siis ta annab sulle need Labubud vastu ja siis that's it nagu ja siis mingi kadus sekundiga minema. Ja mul oli niimoodi, et selleks, et temaga kokku saada, keegi pidi sind nagu soovitama ja ütlema, et sa oled nagu usaldusväärne inimene. Ja see inimene, kes mind soovitas, sai selle inimese käest päris Labubu. Ehk siis mingi hetk enne vist ikkagi müüs nagu päris Labubusid. Ja siis, kui ma sain koju ja ma avasin enda need 3 Labubud, mis ma tahtsin, siis tuli välja, et need hoopis Lafufud, ehk siis fake Labubud. Ja ma sain üle. Lafufu on termin, mida kasutavad Labubu fännid võltsfiguuride kohta. Sellised võltsingud on enamasti odavamad ja näevad visuaalselt teistsugused välja. Lafufusid pidavat olema müügil ka saitidel nagu AliExpress, Temu ja eBay. See on kõige hirmsam asi, mis ma olen kunagi näinud. Nagu kui ma avasin selle paki ja see vaatas vastu, mul oli trauma, mul oli päriselt trauma. Ma ütlesin nagu, mida kuradi, et mis asi see on nagu. Ta on peaviltu, tal on keha nagu võrdlemisi nagu siuke nagu, ma ei tea, vaata, tal on mingi jalad ka nagu sissepoole, siis ta käed on nagu, siis ta nägu nagu. Ja siis see on see Coca-Cola, mis on ka fake. Tal ei ole isegi silte küljes. Ma mingi alguses mõtlesin, et ta kind of näeb nagu päris välja, aga siis mõtlesin, et esiteks ta tuleb mingi vatti pea seest välja. Ja siis teiseks ta nagu, ma ei tea, ta ikkagi mingi väraka, deformeerunud jalad. Ja tal ei ole neid silte küljes. Ja minu meelest see müts peaks olema teisel pool ja see pudel peaks olema ka teistpidi. One thing I notice is on the fake ones, the skin tone is different. It feels like more pale in a way. And also the smile is different. Like on a lot of fake ones, you see like the smile going all the way up here. Need Labubud nagu nii näevad hästi süksed kuidagi võib-olla veits nagu vulgaarsed välja, aga siis need Lafufud on omakorda juba täiesti nagu nii next level, et on mingi, ma ei tea, köördis silmad ja mingi, ma ei tea, suud on, pead on viltu üksteisel, mingi keha küljes ja siis ma ei tea. Ka fännid on jaganud sotsiaalmeedias arvukalt videoid Lafufude teemal ja arutlenud, kuidas teha vahet originaalil ja võltsingul. Parim viis Lafufu tuvastamiseks pidi olema QR-koodi abil kontrollimine läbi PopMarti enda veebilehe. QR-koodi leiab paki tagant, siin on selline väikene kleeps või siis on siin Labubu sildi küljes ka selline väikene QR-kood, mille saab siis skännida, kohe proovime järgi. Ehk siis telefoniga skännid selle sisse. Ja see viib su PopMarti enda originaallehele. Ja siis tuleb siit ära kraapida pealt nagu lotopiletitel põhimõtteliselt. Ja siit tulevad välja erinevad, muidugi huvitav on nüüd see, et siit pidi tulema välja 4 numbrit. Minu pakil on neid numbreid siin rohkem, 4 korda 4. Aga kohe vaatame. Siit kodulehelt valid anti-counterfeiting verification. Ja siia saab sisestada numbri. Siin on, nüüd läks loogilisemaks. Ühesõnaga, need numbrid, mis siin juba on ees kirjas, need on mul ka samad siin paki peal ja nüüd 4 viimast numbrit tuleb siis ise sisestada. Ja siis peakski saama vastuse, kas tegemist on originaaliga. Ma veits kardan. Okei, see on päris. Nii et selline näeb välja päris Labubu. Ma pean ütlema, et need outfitid nagu panevad veits rohkem tahtma neid isegi, või see teeb kuidagi nagu veel armsamaks nad.